oleme jõudnud järjekordsele kreisile. Estonglishi peaks ära lõpetama tegelikult, oot. Oleme jõudnud järjekordsele väga kaunile kaldale Austraalia lõunarannikul. Melbourne'i külje all asus siukene saar nimega Phillip Island. Näeme siis selle kõige lõunapoolsemas otsas. See on meie kodu jalutuskäik. Ja meeletult ilus. Siin saarel elavad pingviinid ja igal õhtul näeb pingviinide paraadi, kui nad tulevad tagasi oma jahiretkelt. Ja no... Tegelikult siin nagu üle öö kämbata ja nagu oma masinast magada nagu ei tohiks. Aga mis on elu ilma mõningate riskideta? Wow. Et tuleb see risk võtta ja kui nad tulevad, siis küll midagi välja mõtleb, et öelda neile, et me ei teadnud, me oleme lollid, me oleme rumalad, me oleme turistid. Lähme ära kohe, me oleme väsinud, meid on väsinud sõita, no kõik see on ju. Aga see on küll meeletus. Nii, meie Phillip Islandi tuur hakkab läbi saama. Meie gäng läheb laiali. Kõik lähevad vaikselt oma teed. Kes läheb Queenslandi tööle, ise lähen Queenslandi tööle, teine tüüp Kevin läheb Queenslandi tööle. Ja lähmegi laiali täna meie viimane ühine campingpäev. Lähme käime veel Koala Sanctuaries läbi ja siis juba teekond inland sisemaale. Me lähme 4 tunni sõidu kaugusel üks tasuta camping ground, lähme sinna. Ja siis juba Griffithisse uute sõpradega taas kohtuma. Ja siis paneme juba sealt edasi töö suunas. Aga ega siin muud ei olegi, kui nautige vaateid.
mõtlesime, või noh, mina isiklikult mõtlesin, et peaks tööle hakkama sõitma, aga siis tegime otsuse tulla siia Wilsons Promontory National Parki. Ja nagu juba öeldud, siis ma olen siin teist korda ja tundub, et ma pean täna ka vist siia jääma, sest muidu oleks nagu üliveider, et ma tulen siia ainult 9 õhtuks. Eriti kui ma esimest korda siin olen oma vänniga. Seega, enam veel siin naudime vaateid, väiksed matkad ja vingena. Ei ole kiiret selle tööga. Küll jõuab. Ma ei tea, miks ma nii väga kibelen juba sinna poole. See on 100% olnud meie kõige mõnusam campground number 1. See on tasuta. Number 2, siin on olemas kõik, mida sa tahad. Sa saad pesu pesta, kuivati, ennast pesta, dušš on olemas. 3, siin on nagu sellised tänavad, ja siis igas tänavas on sellised väikesed taskud, kuhu sa saadki oma autod ära parkida. Et see on nagu selline väike küla isegi mingitest kämperitest siia kokku tulnud. Ja siis vaatad, et see on 100% kõige vingem, kus ma olen olnud.